sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu kilovatid tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu kruusa nõnda ka asfalti peal. Etanoolivaba bensiini anna meile tänapäev ja anna mentidele andeks, et nad on mendid, nii nagu meiegi andestame iseendile. Ja ära saada meid kiiruskaamerasse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärast on kilovatid, hobujõud ja au igavesti. Tere head vaatajad, mina olen ise hakanud saatejuht Kallekas ja järjekorras 3. liiklussaade Tosool on alanud. Eelmist Transpordiameti liikluseksamitest kõnelevat saadet, kus sai kahtluse alla seatud nende eksamite sellises korras läbiviimises seaduslikus vaatas 16 300 inimest. Seda on palju, tänud teile kõigile. Aga tänases saates kontrollime mu sõbra murelikuks tegevat väidet, et tänavune hiline kevad jättis jalgsi liiklusest ära ilusad naised. Teate ju muidu küll seda tunnet. Iga kevad lörts ja muda ja rõskus ja siis on korraga päike väljas ja neid imelisi olevusi on terve linn täis. Ja ilus naine paremal 1-0 naiste kasuks. Tänane teema on ilusad naised. Alateemana esitan ma küsimuse, kas liikluspolitseinike hulk ja intensiivsus teedel tänavatel näitab, et meil on tõepoolest mendiriik. Mõttes, et kas me oleme liiklusjärelevalveameti poolt kuidagiviisi üle kontrollitud. No olemasolevate liikluspatrullide hulga järgi nagu poleks, ses mõttes on UK meist oluliselt mendiriigi. Samas ei näe seal ringi sõites patrulle sama hästi kui üldse. Meil aga ei pääse neist peaaegu et mitte kunagi. Seega nagu meil oleks mendiriik. Aga oleks-poleks, vaatame, mis reaalselt toimub. Ja meil on valge kaubik paremal, kaamera tiksub kõrval, ilusad naised ei varja endid valgetes kaubikutes, seisan 1-1. Üleeile õhtul 9:30 lõin arvutis Waze'i lahti ja see näitas Tallinnas 5 patrulli. Eile hommikul oli neid 10. Hommik, inimesed ärkavad kastel maas, öövikud laksutavad ja õues ei oota neid ees värske õhk, vaid 10 patrulli. Pluss tõenäoliselt mõned põõsasse varjunud. Kas see on mendiriik? Ma ei tea, otsustage ise. Mulle tundub see nagu sõda. Küsimus on ainult sellest, kas see sõda on rahuliku elanikkonna poolt või on see vastu. Võrdluseks vaatasin Waze'is, kuidas naabritel asjad käivad. Helsingist ei leidnud põhusa pilguga ühtegi patrulli. Berliinist mitte ühtegi, Varssavist 3, Londonist 12. Lohutuse leisin Brüsselist, terve Brüssel oli patrullides sinine. Võib-olla oli see Yana Toomi pärast, kes korraks Strasbourgist hüppesse tuli. 90. lõpul öeldi politsei patrullide rohkuse kohta, et see on põhjusel, kust me tuleme. Sisuliselt öeldi sellega, et me oleme postsovjetlik rämps. Oleme me nüüd 30 aastat pärast taasiseseisvumist ikka veel seda? Minu meelest mitte. Aga kontroll on praegu tihedam ja tõhusam kui aleski varem. Seis 2-1 ilus tüdruk paremal korjab prügi. Üksinda, kurat, mul pole siin kusagilt parkida, ma peaks talle appi minema. Kas võib asi olla selles, et liiklusjärelevalveamet, nii nagu iga teinegi amet, on sunnitud enda olemasolu tõestama? Inimesed on palgal, mida rahulikumaks ja turvalisemaks muutub ühiskond, seda rohkem on nad sunnitud pingutama, et enda olemasolu õigustavad tulemused hommikustele ajalehtedele edastada. Kui väga pingutada, saab ööpäevas üle vabariigi need 6-7 joovis juhti ikka kätte. Kui pidevalt väljas olla, saab nädalas ikka 200 kihutavat klutti radarisse. No liikluspolitseilt nõutakse tulemust, mis peaks olema loogiliselt võttes turvaline liikluskeskkond. Seda on väga keeruline uudisena esitada, sest see on meil juba ammu olemas. Seega, kas on liiklusjärelevalveamet enda töötulemustena sunnitud esitama uudiseid aina uutest ja uutest rikkumistest ja neid ei saa piisaval hulgal kokku muidu kui totaalse lauskontrolliga ja mida turvalisemaks ühiskond muutub, seda enam kontrolli tugevdatakse. Meil on ilus naine paremal, ei mega ilus, 3-1 mentide kahjuks. See on väga crazy mõte, aga kas võib olla nii, et kuidagi on kujunenud olukord, kus ühiskonna ebaturvalisena kujutamine on ühele instantsile hädavajalik? Olereks ja väike vahepurks. Inimene peab sööma. 3-3, ilusad naised ja mendid on tasa. Kisub mendiriigiks. Tagasi Reedi teele see tüdruk, kes prügi korjas. Las ta korjab siiski mu üles.
Olgu kohe öeldud, et mul pole ühtegi kobinat tänaval patrullivate politseinike kohta. Ja nüüd kisub naisteriigiks super, seis on 5-4. Liiklusjärelevalveamet on bürokraatiamasin, sellele pole hinge. Patrullides töötavad inimesed teevad oma tööd, täidavad ette antud juhiseid, on meeldivaid kohtumisi, on ebameeldivaid, poesõid müüjad ka ebameeldiva kogemuse saada või arstilt või ükskõik kellelt. Tüdruk oli läinud, saatus sai püüa, ka siis, kui see sõidab prügikorviga. Aga meid tavainimesi on ka igasuguseid, osadele lauskontroll ju meeldib, neile seostub politseiauto nägemine turvalisustundega, on isegi sellised, kes helistavad liikluspolitseisse, kui pikemat aega patrull ei silma ja uurivad, kas turvalisusega on kõik korras. Mina kuulun sellesse klubisse, kus usutakse, et liikluses johtume me oma igapäevasest käitumuslikkusest, seis on 5-5. Ja need, kes me oleme kodus tööl ja puhkehetkel, oleme me ka liikluses ja et inimeste käitumisharjumus ei hakka kunagi liiga palju muutma keelud, käsud ja trahvid, vaid hariduslik ja kasvatuslik aspekt. Siit jälle küsimus, kas liikluspolitsei täideviiv järelevalveamet saab oma töökorralduse juures üldse piisavalt tõhusalt liiklusharidusega tegeleda või seda jagada. Lapsi igatahes niimoodi ei kasvatata, ühe käega annad küpsist, teisega annad vastu pead. Samas oleme ausad, keegi pole nende eest seda hariduslikku poolt ka ära teinud. Piitsaprääniku meetod ongi aeglane ja vaevanõudev. Seitse 5 ilusad naised päästavad päeva. Vahepeal helistas naine ja saatis S-pakki, tal on mingid pirnid läbi põlenud. Mul on ka ilus naine, kui tal pirnid põlevad. Nii et okei, kogu siunu ei maksa ka liiklusjärelevalveameti suunas heita, see ei oleks proportsionaalne, endile tuleb aeg-ajalt otsa vaadata. Seega Volli, kui sa paned oma Passati käima ja sõidad hommikul inest peaga poodi viina järele, on sellel peale ohtuda veel paar inetat asja. Sa toidad mente, sa õigustad nende olemasolu ja sa põhjustad neid tänavatele. Sa mõtestad neid. Pirnid käes, siin üks tagant surub mind pisut kinni, vabandan väikest rikkumist. Ja sina, Jevgeni, kes sa Laagna teel 200-ga kohad, sina teed seda samamoodi, sa tood mente tänavatele. Täna saad sina oma trahvi, homme pannakse kuhugi 30-alasse 2 kiirusekaamarat ja õhtul raporteeritakse, et tabati 3000 kiirusületajat. Sisuliselt panid sa nende 3000 pluss 8 pluss 10-ga tööle ja töölt koju liikuvate inimeste peale kitse. Ja kindel Volli, ilma sinu ja ilma Jevgenita oleks liikluspolitseinike rähklemine tänavatel suht naeruväärne. Teie mõtestategi neid. Nüüd on naisel pakk tarvis automaadist ära tuua. Peab tunnistama, et see muutub juba pisut tüütuks. Mis mulje minust niimoodi inimestele jääb? Vaadake seda paremal. Mis mendiriik? Mis mendiriik? See auto konkureerib oma nunnuduselt iluste naistega küll. Loogika ütleb, et ennast tuleks liikluses võimalikult nähtavaks teha, aga korralik nunnu parvane auto mõjub igal juhul sümpaatselt. Põrgu küll, mul ei ole no mitte midagi päevast targemat teha, kui kuidas see inimene selleni välja jõudsid? Kalle, kas sa oled kuller? Võta siis juba korraga Wolti roheline kohver endale selga. Oleks inimestel sinust mingigi kasu. See on väike pakk. Kas ta mõtleb, et ma sõidan veoautoga ringi või? Päriselt. Mul on ainult taskud, panen selle endale kõhu peale ja sõidan siis, eks ole, ja teen seda saadet nagu rase Mihkel Kärmas. Mobiiltelefonist elu muutvat sõnumit lugev, teed ületava aeglane ilus naine, kellel pole kuhugi kiiret. See, mis selle ekraani kirjas ei jookse eest, kogu elu on hetkeks nagu stopp-kaadri peal. Päevad nagu ei tormakski korraga, polegi sellist tunnet nagu aprilli, mai ja juuni üürikviitungid laekuksid ühe korraga. Mu sõbral ei olnud õigus, naised on jätkuvalt ilusad, minul ei olnud õigus, see pole mitte mendi, vaid naiste riik.
Saade hakkab lõpule jõudma. On võimalus, et me hakkame neid praeguseid päevi koos patrullpolitseinikega veel taga igatsema. Aastaks 2050 lubab Euroopa Liit kõik liiklussurmad nulli viia. Isejuhtivad autod suhtlevad kahelt poolt maanteele hüppavate isejuhtivate põtradega ja nii edasi. See kõik läheb nii igavaks, et aastal 2060 kõik inimsurmad, kaasa arvatud vanadussurmad Euroopas lõpevad. On see juba nii masendav, et kõik valiksid eluasemel surma, aga siis pole see enam kuidagi moodi tehniliselt võimalik. Sellise positiivse noodiga lõpetamagi. Tänan kaasas olemast, kui viitsimist ja mahti saatke ideid, mõtteid, kaameraklõpse. Ja näeme jälle õige pea. Ja kuna sissejuhatav osa on nüüd läbi, siis järgmisest korrast juba päris teemadega. Tšau!